Raivo Vasno, Silmeti juhataja, räägib nüüd oma eduloost. Ta on üks vähestest ettevõtetest on Silmet, kes on saanud toetuse. 20 miljonit teie mõistes, mitte eriti suur summa, aga siiski. Palun. Tere, zdrasti ja minu poolt ka. Kuna mul on 8 minutit ja mul on igavene hunnik slaide, ega ma neid slaide väga lasan tolle taustaks. Meil on raha käes, meie võime rääkida, kuidas asi tegelikult oli. Meie ei pea enam poliitkorrektsed olema. Milleks me raha saime? Mis nupp siin edasi keerab? Kes me oleme? Neoperformance Materials, ettevõtetega igal pool üle maailma laiali. Eestis Silmet. Milleks meil neid magnetid vaja läheb? Elektriautod, kodumasinad, pumbad ja nii edasi ja nii edasi. Ja see on see ilus tore graafikus, nool läheb üles, alati seda on tore vaadata, et nõudlus tõuseb. Aga lähme õiglase ülemineku fondi juurde. Siin eelnevalt tundus kuidagi, et inimesed räägivad, et sealt raha saamine on jube keerukas. Et konsultandid ja nii edasi ja nii edasi. Meie praktika näitas, et konsultante me ei kasutanud. Saime hakkama EAS-i abiga. Paberit täitis tütarlaps, kes 2 aastat tagasi lõpetas Indias ülikooli. Ei rääkinud ühtegi kohalikku keelt. Niimoodi, et on võimalik asja teha. Tema kirjutas ka äriplaani valmis. Minu mäletamist mööda oli see 11 lehekülge, mis läks tõlkes kaduma. Päev enne esitamist hakkasin lugema, see algas sõnadega, palun raha meil endal ei ole. Inglise keeles tõlgiti eesti keelde, ööga pidin ümber kirjutama. Aga 11 lehekülge hiljem anti 18,7 miljonit, üle miljoni lehe kohta, nii et saan aru, miks inimesed raamatuid kirjutavad. Et midagi üle mõistuse käivat ei ole. Kogu see finantsseisu kirjeldus ja ka tulevikuplaanid, need on täpselt need samad, mida nõuab iga pank, kui sa lähed nende juurest laenu küsima. See võimalik tehnoloogia pool, kui roheline see on, jah, see on nüüd uus juures. Aga neile, kes on juba avaliselt sisse andnud ja ootavad täitmist ja raha saamist, neil tahaks märkida, et vähemasti meie puhul rakendus see variant, et enam-vähem riigiabi reeglid kehtivad. Iga asja puhul ja riigi hankereeglid. Iga asja puhul 3 pakkumist. Nii et kui te unistasite, et ostate Singeri õmblusmasina, siis palun pange 2 pakkumist kõrvale veel. Sellega peate arvestama, kui te raha küsite. Et see raha peab olema mõistlikult kulutatud ja ka tõestatud, et tegite parima ja kõige otstarbekama valiku. Lihtsalt niisama see asi läbi ei lähe. Mis sundis meie korporatsiooni regiooni tulema? Jah, õiglase ülemineku rahaabi oli küll üheks komponendiks, mis aitas paika panna äriplaani. Kuna me konkureerime Hiinaga. Ja see oli see osa rahast, mis äriplaanis oli puudu. Hiina doteerib oma tootmist. Ja selle raha kompenseeritakse see vahe. Äriplaan ise peab ka ikka vett pidama ja ilma dotatsioonita töötama. Aga meie puhul jah, see läheb Hiina katteks. Aga rohkem kui õiglase ülemineku fondi tegelikult tuli veenda meie enda investoreid. Et siia regiooni need 100 miljonit tuua, nii et siin sügav kummardus nii riigi kui kohaliku linnavõimu ees, kes leidsid aega ka nädalavahetustel investoritega kohtumiseks ja rääkimiseks, et neil oleks mingisugune tugi ja garantii taga. Kuna ühes teises maailma otsas me saime just enne seda investeeringut mitte just kõige meeldivama kogemuse osaliseks, Eesti Energia on siin, on see otsus mitte tulla elektrijaama, nüüd võib sellest rääkida, mitte tulla elektrijaama territooriumile, mis oli minu jaoks ka üllatus. Mina oleks tahtnud näha, et me ühe aia taga oleksime elanud. See tuli sellest, et maa omandisuhe. Meie üks Hiina tehas rendileping sai läbi. 21 aastat oli rendileping. Ja paar kuud enne rendilepingu lõppu riik teatas, et olge nüüd hea ja taastake maa esialgsel kujul. Sellepärast rendivariant aktsionäridele ei läinud mitte kuidagi läbi. Et ainult ostmisvariant. See, et ostmisega käis kaasas ka muid
Narva lisasid. Üheks piiranguks on see, et osa maad Eesti riik kriisi olukorras võib mineerida 72 tundi ette teatades. Piiritsooni eripära. Kanada inimestel oli see üllatus muidugi, et miini välja ossime. Aga ei ole hullu. Mis siis veel selle puhul? Vabandust. Aga siia tulemise puhul, mis paneb natuke kukalt sügama õiglane üleminek. Läheme üle ühelt energiatootmise vormilt teisele. Aga seejuures me ei tohi unustada, et energiat läheb endiselt vaja. Ja see teeb natuke kurvaks, et energiatootjad, need, kes praegult meid toidavad, meid kütavad energiaga, et nemad ei saa sealt midagi. Kui me ehitame siia tootmist, toome siia ettevõtteid, üks asi, mis peab jääma, on meie regiooni see eelis, et meil on energiat. Et meil on seda elektrit. Jah, meie ehitatav tehas saab olema energiamahukas. Tõeliselt energiamahukas. Lõppfaasis võib-olla ehk isegi 10% Eesti energiast läheb sinna. Aga see energia peab olema olemas. Ja praegult suurimaid riske me näeme, et selles, et selle õiglase üleminekuga ei lastaks ära suure energeetikal regioonis. Või oleme kuulnud plaane, et ühendame ennast kogu planeedist lahti ja elame iseseisva saarena päikese ja tuulepaistel. Tööstust ja eriti pikaajalisi investeeringuid see nagu eriti ei rahulda. Ma näitan teile pildid ka ära, kui mul aega on veel. Kuhu need magnetid lähevad. Narva tehas hakkab tootma autodele põhiliselt. Põhitarbijad on olemas. 2026. aasta toodang on ka enam-vähem maha müüdud juba. Hoonet ennast veel ei ole, aga tuleb. Hardete elektrimootoritesse läheb. See on ajakava. Ja ajakava on äärmiselt selline kiire. Et kui nurgakivi paned 23. siis 25. peab juba toodang tulema. Hästi lihtne põhjendus on seal taga 26. aastal tulevad turule uued elektriautode platvormid ja nendesse uutesse me peame juba sisse mahtuma. Et esimesena läheb Daimler-Benz ilmselt sellel üle. Ja esialgu kõigepealt tehas tuleb kahes osas. Esimene osa 320 töötajat, 320, 400 R&D tuleb ka sinna juurde. Miks kahes osas, küsite? Äriplaan on tegelikult 5000 tonnise tehase ehitamine, sertifitseerimine. Suurt 5000 tonnist tehast ei suuda keegi ühe hoobilt ära sertifitseerida. Me räägime autotööstusstandardist. Eestis on 3-4 ettevõtted, kes on suutnud selle lati ületada. Et lihtsam on seda esimest tootmist sertifitseerida ja siis laiendada järgmisele tsehhile. Äriplaan ise on 5000. Hoone ise näeb niimoodi välja. Pilti pidime muutma, päikesepatareisid palju katusele panna ei lubatud. Et pidavad tekitama häireid radarite töös. See, et katuse all on Euroopa suurimad induktiivahjud, see ei huvita mitte kedagi. Peaasi, et katusel midagi ei ole. Aga niimoodi hakkab ta välja nägema ja loodame, et see karp on peagi püsti. Jah, see on see, mida ma juba rääkisin. Üritame seda teha nii roheliselt kui võimalik, hakkame vihmavett koguma ja nii edasi ja nii edasi. Samuti saab olema jäätmevaba tootmine. See on see sünergia, mis regioonis on tekkinud, et selle tehase jäägid lähevad Silmetisse, Silmet lagundab nad uuesti algosadeks, tuleb tagasi toorainena. Et ei lähe midagi riigist välja, kõik mis sisse tuleb, kõik on siin, suletud ring. Aitäh, 8 jõudsin. Jõudsite, suur tänu Raivo Vasno.